Ligi 150 000 elanikuga Ida-Virumaad teatakse Eestis ajalooliselt kui põlevkivikaevanduste ja elektritootmise piirkonda. Et üle 80% rahvastikust on vene keele kõnelejad, on paljude eestlaste jaoks see paik seni avastamata. Ida-Virumaa, mis kirjanik Sass Henno poolt oma üllatava mitmekesisuse tõttu ka Eestis seiklusmaaks ristiti, saab uhkustada Eesti kõige pikemate liivarandadega Peipsi järve kaldal ja Narva jõesuus. Siin asuvad Eesti kõrgeim juga, suurim järvestik ja ajalooline seni tegutsev klooster. Siit leiab vaieldamatult ka Eesti pikima Sõudekanali ja pikima külastamiseks avatud Almaa raudtee. Ja muidugi Baltikumi kõrgeim tehismägi, mis talviti muutub Eesti pikimate suusanõlvadega turismimagnetiks. Ja siiski on Ida-Virumaa Eestile kinkinud ka rohkelt meistriklassi näitlejaid, lauljaid ja heliloojaid. Artur Rinne, Hirvo Surva, Guido Kangur, Elmo Nüganen, Üllar Saaremäe, kõik puha Ida-Viru poisid. Viimased aastad on toonud Ida-Virumaale palju uusi tuuli ja juba 2018. aastal meie filmivõtete aegu oli turistide arvu kasvutrende järgides võimalik hõisata. Ida-Virumaa on saanud turistide silmis kõige popimaks maakonnaks Eestis. Ida-Virumaa populaarsuse kasvuharjal otsustas Eesti menukaim film Klassikokkutulek oma 3. osa 2018. aasta suvel just siin filmida. Tahtsime anda tuntud näitlejatele võimaluse tunnetada, et nad ei viibi järjekordsetel võtetel ei tea kus ning veidi nahaalsust kogudes otsustasime neid rünnata. Otse võtteplatsidel Kauksi rannas, Põhja-Eesti pankrannikul ja maalilises Illuka mõisas. Esmalt viisime läbi viktoriini, et selgitada välja, kes neist kõige paremini Ida-Virumaad tunneb. Ontika panga kõrgus on 50 meetrit. No ütleme, seal peab midagi otsa tulema ikka, ütleme 210 meetrit. No, 100 meetrit. Vanasti oli see isegi 220 meetrit, aga nüüd on 180. 268. Ei tea, 50 meetrit. Ma mõtlen, Munamägi on vist äkki mingisugune 314, äkki ta on siis mingisugune 240. Valaste juga, no vot see tuleb nüüd 48 meetrit. 30 meetrit. No, seal ma olen korduvalt käinud 34 meetrit. 15 meetrit. Eesti kõrgem juga, 100 meetrit. Äh, 30 kilomeetrit. Liivarand, no ma tean, et ta on umbes 70 kilomeetrit pikk see Peipsi vist üldse, aga no palju liivaranda, no vast on 30 kilomeetrit. Kuhu liivaranna kokku, ei mitte, liivaranna, no see on 40 kilomeetrit. Ma pakun mingi 35 kilomeetrit. Äkki mingisugune 45 kilomeetrit. Seda ma ei tea. Ma arvan, see on 18 kilomeetrit äkki. 10 kilomeetrit. 12 kilomeetrit. Seal on ka päris palju. 13 kilomeetrit. Äkki 20 kilomeetrit. 10 kilomeetrit. Pole probleemi, 38 meetrit. 9. Eesti pindala on umbes vist mingi 42 000 ruutkilomeetrit, midagi sellist. Et no, kui see on üks igavene lahmakas, äkki ta on näiteks 14,2 ruutkilomeetrit. No eks ta ikka on oma 60 ruutkilomeetrit. 100 hektarit. Kas ma pean numbri ütlema? Oleks hea. Ma ei tea, kujuta ette. 3 hektarit.
kui pikad suud, mis distantsid on, mingisugune 5 kilomeetrit või? No äkki on 5 kilomeetrit pikk. Ikka 800 meetrit. 500 meetrit, kilomeeter. 10 kilomeetrit. Jah, mis siin ikka keerutada, Kuremäe klooster. Kuremäe klooster. No äkki on 4 meetrit. 40 sentimeetrit. See on meeter. Ütleme 2 meetrit ja 28 sentimeetrit. Äkki mingisugune täitsa ümbermõõt, jah? Meeter 60. Elmo Nüganen minu teada. Võib-olla äkki Ülle Lihtvält ja Kadri Adamson näiteks. Vanasti vist on rohkem neid järvi olnud, et noh, 14. Tuhat, aastal 1000. Vau! Kuigi päris kõik küsimused ja vastused ei mahtunud filmilindile, selgus Mait Malmsteini võidu kõrval teadmiste kontrollis veel paljugi üllatavat. Näiteks asjaolu, et Eesti näitlejad ei tea just kõige paremini, kust piirkonnast nende kolleegid pärit on. Häbi! Kuid positiivse poole pealt rõõmustas kindlasti see, et peaaegu kõigil meie kangelastel olid seoses Ida-Virumaaga rääkida mõned isiklikud seiklused või unistused. Kokkuvõtvalt võiks siiski selle mitmesse päeva ja lugematutesse tundidesse mahtunud teadmiste proovi lõpetada lihtsa tõdemusega. Kui tahad tuima näoga võtteplatsilt võtteplatsile liikuvat ning oma 10-minutilist stseeni tunde ja tunde ootavat näitlejat toonusesse ajada, siis jaga nendega fakte ja emotsioone paikadest, kus nad parasjagu viibivad. Kuid sellel korral ei piirdunud me vaid teadmiste kontrolliga, vaid andsime näitlejatele ka võimaluse rääkida oma endi klassi kokkutulekutest. No selliseid vastuseid, kui olla aus, me küll ei oodanud. Jõhvi, sellepärast, et ma olen seal aasta aega elanud. Jõhvi üksiksjalaväe pataljoni kasarmus ja ma väga nautisin seda aega. Ilus oli. Mul oli oma relv, mida ma võisin kasutada, kui mõned rünnakud oleks tulnud või midagi. See Peipsi äär, see põhjapoolne äär siin. Siin on nii pikk liivarand. Ma ei tea, äkki see võib-olla on Eesti pikim liivarand. See on nagu meeletult ilus siin. Jämedad männid. See peab olema väga rammus maa siin. Kahju, et see mõnest kohast alt ära nii uuristatud on. Aga no loodame, et leiame mingi lahenduse mõne tuumareaktoriga püsti panna, et me ei peaks enam seda põlekivi nii palju põletama. Esimene mõte vist on mingi kaevandus või? Aga teine mõte tuli kohe praegu see Kuremäe klooster. Mul on Ida-Virumaal seal Narva-Jõesuus on 2-3 sugupõlve tagasi on väga uhkelt suvitatud ja seal oli pruute ja peigmehi armulugusid ja jahilkäimisi ja mida kõike ja Peipsi järv. Aga teine on Tuhamäed, Pankrannik, Antika. Tuhamäed, Narva. Seal Narva-Jõesuus olid need silmu hot dogid. Jõhvis oli ka silmu pelmeenid, kõikide asjade silm oli sees. Mõned olid päris huvitavad. Näiteks Jõhvi linn on võrratult kuidagi palju ilusam, kui ta siis oli. Ta on ikka väga ilus, jõuluajal, kui sealt kontsertimajast astuda mööda seda niisugust promenaadi, mis on ülevalt valgustatud, niisugused laternad, see on nagu selline, nagu lõbustuspargis käiks.
Ja ma sõidan mootorrattaga ja teed on paremaks läinud. jah, ei tule, et mina olen see õnnetu inimene, kes ei ole käinud. Et ja ma olen olnud hõivatud näitleja, et ei ole aega olnud. Mina olen käinud Pärnus koolis, jah, Koidula koolis ja siis tegin vahelüppe, õppisin kettrajaks Sindi kutsekeskkoolis. Noh, protestiks. Mõtlesin, ketraja, äge, naistekool, lahe. See oli veel selline tore kool, et seal maksti raha peale, kui seal käia. Rublasid. Aga jah, mul on ainult olnud teatrikooli kursa kokkutulek, seal ma olen ainukesena käinud. See oli teatrikooli lõpust 20 aastat juba, issand jumal, aga siis põhimõtteliselt toimus sama. Ei jõudnud mitu päeva koju sealt. Meil on olnud kooli kokkutulekuid, kus ma käisin siis, kui ma juba olin näitlejana televiisorist tuntuks saanud ja siis mind paluti seal kõnet pidada ja rääkida oma tööst ja siis ma tekkis nagu rohkem suhet selle oma vana kooliga. Aga klassi kokkutulekut ei olegi meil olnud. Aga kui keegi korraldaks, siis oleks vist äkki vahva tõesti. Ma lõpetasin 2014. aastal Tallinna 21. kooli ja siis läksin ülikooli Tartusse ja õppisin ajakirjandust ja kommunikatsiooni. Mulle meeldis üks pilt inglise keeles, et mis oli su kõige lemmikum keskkooli mälestus ja vastus oli lahkumine, siis minu jaoks oli ka kõige ilusam mälestus keskkoolist just see lahkumise päev. Ma ei olnud suur keskkooli fänn ja klassi kokkutulekule ma ei tea, mis ma siin ära kaotaksin küll. Mõningate sõpradega olen kokku saanud, aga mitte sellised suured üritused, kus kõik saavad kokku, et näidata, kuhu nad on nüüd jõudu. Mul pole vaja näidata, nad saavad meediast niikuinii lugeda. Kui kujutan ette, mul on vaba laupäeva õhtu, olgu see aastas kord või aastas 3 aasta või olgu see kord 3 aasta jooksul, ma ikkagi leian tegevuse, mis on meeldivam, kui minna inimestega kohtuma, kes mulle eriti ei meeldinud ja kellele ka mina ei meeldinud, seega kõik võitsid. Ma siiani vist ei suhtlema klassist väga mitte kellegagi. Jah, neid on vist meil 2 või rohkem kordi toimunud, aga ma olen 2 käinud. Aga midagi nii pöörast, nagu meil siin juhtub, ei ole kordagi meil õnnestunud korraldada. No ma arvan, et võiks hakka mööda seda põhjarannikut edasi kütma ja kuni Narvani välja. Mina ei tea, minu jaoks on see nagu maailma lõpp, aga maailma lõpp siis või Eesti lõpp, et see on see Vasknarva. Mulle õudselt meeldib sinna see pikk tee, kus on väga vähe asustust ümberringi, sa sõidad ja sõidad 30-40 kilomeetrit. Sul ei ole mitte midagi ja siis sa jõuad sinna sihtpunkti, kus on ilus kirik, ka ikka klooster. Ja põhimõtteliselt seal tee lõpeb, edasi ei saa. Maailma lõpus järsku paistsid kuldsed sibulkuplid ja müüri peal oli keegi sodi no future. Ei tulevikule. Ja siis sealt teed edasi lähe, nagu tripp iseendasse. Sakarand ja Sakaranna need keertrepid on mulle meenutavad ilusaid eluhetki ja siia võiks tulla igal suvel või? Tahaks näha seda kurikuulsat vanglat, kus Eesti paljud kriminaaltegelased, kuidas nad elavad. Ma ei kujuta ette, kui suur on see maa-ala, kuidas see traataed seda ümbritseb, et ma tahaks seda oma silmaga näha. Ma nägin ka Narva linnust, väga ilus, ma olen alati suur linnuse fänn, aga ma just tahaks näha seda oma sõbra töökohta, kui kitsad ikkagi on need koridorid, kus on need söögiruumid. Ma tean, et sinna vist tavakodanik ei lubata, aga kas või väljas tahaks näha. No Narva Jõesuusse ma läheksin hea meelega suvitama. Lesima absoluutselt. Asjaolu, et mitmed meiega suhelnud staarid oma eraelus enda kunagisest klassist suurt ei mäleta, klassikaaslasi ei mäleta ega nendega ka kohtuda ei taha või polegi nende endi klassil kombeks kokkutulekuid korraldada, pani mind isiklikult kogu klassi kokkutuleku filmi ja selle valmimist hoopis uue nurga alt vaatama. Ühtäkki mõistsin, kui olulised on tegelikult head suhted klassikaaslaste vahel, soojad sõprussidemed
ja ühiste lemmiktegevuste väljakujunemine juba kooli ajal. Kuid kui neid pole, valitseb meid kõiki tõsine oht. Vaid klassi kokkutulekutele omase pinge ja nostalgia kogemiseks polegi ju palju muid võimalusi, kui hakata näitlejaks ja püüda pääseda klassi kokkutuleku järgmiste osade filmivõtetele.